Nüüd peenem lööb peale ja siis peaks olema korras. Nüüd niiskelapiga üle ja siis tuppa. Nüüd oleks siis aeg tool kokku panna. See ei ole ka väga lihtne, sest siin tuleb nüüd natukene tagurpidi loogikat kasutada. Kõigepealt tuleb ka panna see külge. Ja selleks on mul siin need kruvid ja asjad olemas. Ja kui te mõtlete, et miks pärast ma vahepeal videosid ei teinud eriti palju ja olin nii-öelda pildilt kadunud, siis sellepärast, et tegelikult oli mul tegemist. Mulle tuli sõber Kaarel koos Eivuga oma naisega külla ja me tegime kolmekesi koos 4 tooli ära. Ja noh, seda ma ei saanud videosse võtta. Tänu sellele ma olen ka videotelt kadunud, aga selle viimane tool jäigi nagu video jaoks jäetud. Kruvid, mis siia sisse lähevad, peavad ka omavahel hästi klappima. Ja õigesse auku minema. Selle võime nüüd riimiga kokku teha ja kinni panna. Panen puu siia vahele, et ta haamri jälgi ei jätaks. Õigupoolest pidanuks siia uued kruvid panema ja natukene teised, aga mul parasjagu ei ole lihtsalt niisuguse suurusega ja niisuguseid, nii et tuleb leppida sellega, mis on. Nii et Kaarel ja Eivu olid väga tublid, et me tegime 4 tooli 2 päevaga, see on päris kõva tegemine. Teeme selle tooli linaõliga kokku. Siis te näete ise ka kohe, kuidas see pilt muutub. Näed oma silmaga, kuidas mingi asi kohe värskeks ja uueks ja mõnusaks muutub.